Tere hommikust ka minu poolt. Minu nimi on Martin Rinne firmast Directo. Räägin täna lühidalt ja konkreetselt äärmiselt päevakajalisel teemal, milleks on e-arved. Nendest on palju juttu olnud ajakirjanduses, pressis, inimestel on tekkinud palju küsimusi. Proovime selle teema üle käia niimoodi, et kõik saaks aru, kuidas e-arved täpselt toimivad ja kui lihtne see tegelikult kõik ettevõtja jaoks on. Täna on mul plaanis rääkida hästi lühidalt sellest, et mis asi üldse on e-arve, et me oleks ühel keelel ja meelel selles osas, et millest on juttu, kellele e-arved saadetakse, kes on need palju räägitud e-arve operaatorid, mida on Eestis rohkem kui üks, mis neist kasu on ja millist neid küll valima peaks. Loomulikult igat ettevõtjat huvitab iga uue asja juures see, et millised kulud võivad kaasneda uute lahenduste kasutusele võtmisega. Siis ma tahaks puudutada veel natukene nüansse, mis võib-olla tavapäraste paberarvete esitamisega võrreldes e-arvete juures on natuke teistmoodi ja tasuvad silmas pidada. Ja eesmärk on näidata reaalselt Directo näitel seda, kuidas käib e-arvete kasutusele võtt reaalselt toimivas ettevõttes. Loodame, et selle läheb kõik hästi. Kui rääkida e-arvest üldiselt, siis tihti inimesed küsivad, et mis ma selle nüüd e-arvega teen, et ma olen saatnud arveid elektrooniliselt juba aastaid. Väga lihtne, vajutan oma majandustarkvarast meili nuppu. Mu kliendile läheb e-mail, seal sees on PDF, oleks nagu e-arve. Ei ole. PDF oma olemuselt on paber. Ta on nagu digitaalne paber ja ta on mõeldud eelkõige inimesele lugemiseks, mis tähendab seda, et seda peab ka töötlema inimene. Lugema, seal olevad andmed toksima kuskil järgmisesse infosüsteemi. E-arve omakorda on dokument, mida ei loe mitte inimene, vaid masin. Tehniliselt öeldes on tegemist XML andmefailiga. Tegelikult suudab seda ka inimene oma silmaga lugeda, aga see on äärmiselt ebapraktiline, sest nagu öeldud, et see on mõeldud selleks, et selle e-arve võtaks lahti teisel pool otsas mingi infosüsteem, tüüpiliselt majandustarkvara ja loeks selle läbi inimese osavõtuta. Eestis on selle koha pealt elu hea, et meil on juba päris pikki aastaid tagasi paika pandud seadusega standard, et mis asi on e-arve. Siin ei ole mitte mingit vääriti mõistmist, et mida me selle all mõtleme. Ja kõik Eestis e-arveid ostuvõtvad ja saatvad firmad peavad seda standardit arvesse võtma. Oluline punkt, miks üldse e-arve on vajalik ja miks seda nii palju täna räägitakse, on see, et info liigub automaatselt. Et kui me jutu alguses rääkisime sellest, et inimesed on harjunud praegu arveid PDF-i kujul saatma, siis e-arvet rangelt võttes ei saadeta. E-arve transporditakse ühest infosüsteemist teise taustal ilma inimese osavõtuta. Selle jaoks on vajalikud just nimelt need operaatorid, kellest me rääkisime ja tegelikult muutub ettevõtja jaoks nagu see, et arvete saatmise asemel lihtsalt arveid vormistatakse oma infosüsteemis. Operaatori roll, keda on Eestis rohkem kui üks, on just nimelt see, et võtta e-arve ja toimetada ta sinna, kuhu vaja. Olukord on selles mõttes uudne, et kui meiliga arve saatmisel pidi teadma näiteks firma või selle esindaja meili aadressi, kuhu see saata, siis tänapäeval sellist asja ei ole, sellepärast et aadressregistrit peab riik. Iga ettevõte, kes on e-arve vastuvõtu võimekusega, on riigi ettevõtja portaalis enda jaoks registreerinud ära oma e-arvete vastuvõtu kanali. Ehk see, kes saadab arvet, ei pea absoluutselt mõtlema, mis teed pidi või kuhu kohta täpselt tema e-arve läheb. Kui ettevõttel on e-arve vastuvõtu võimekus olemas, siis riik ütleb, kuhu saata ja operaatorid tagavad selle, et see arve sinna kohale läheks. See toob enda kaasa selle, et saatja jaoks on e-arve väljastamine usaldusväärne. Meiliga, nagu kõik teame, on tihti see mure, et ta kaob. Ta läheb spämmi, inimesed lahkuvad töölt, nende meiliaadressid kaotavad kehtivuse, koht, kuhu on saanud 10 aastat edukalt arveid saata, järsku enam neid vastu ei võta, arved kaovad ära, raha jääb saamata. Seda muret e-arvega ei ole. Ja see on just nimelt sellepärast, et nagu ma eespool mainisin, et ei suhtle omavahel mitte inimesed, vaid masinad ja masin on andmete töötlemise juures alati oluliselt töö- ja rollikindlam, kui inimene seda kunagi olla saaks. Tegelikult, kuigi täna siin räägitakse väga palju ajakirjanduses sellest, et ettevõtjad peavad hakkama e-arveid saatma ja siin on tugev motivaator on just nimelt see, et riik seda nõuab. Saatmine on tore asi,
vastuvõtmine on ettevõtja jaoks palju kasulikum. Ja see on tingitud asjaolust, et e-arve masinloetavat infot saab masin või majandustarkvara töödelda automaatselt ilma inimese osavõtuta. Directo kasutajad, kes on liitunud meie uudiskirjaga ja need, kes ei ole, nendel ma soovitaks seda tungivalt teha, saavad täna pärastlõunal värskes uudiskirjas lugeda sellisest asjast nagu ostuarvete automaatika. See on e-arvete teemaga väga lähedalt seotud asi, mis näitab veenvalt seda, kuidas e-arvena saabuvat kuludokumenti võib töödelda arvuti inimese asemel, mille abil saab kokku hoida tohutu hulga aega ja vältida igasuguseid vigu. Ehk e-arve on ikkagi kokkuvõtlikult öeldes siiamaani kombeks olnud PDF-i või e-rullem paberi peal saadetava arvega võrreldes oluliselt kvaliteetsem dokument. Täna, kus me oleme väga lähedal 1. juulile, muutub raamatupidamisseadus, mille kohaselt edaspidi saab riigieelarvelistele asutustele saata arveid ainult e-arvetena, on väga palju furoori selle teema ümber. Iseenesest on see naljakas, sest e-arve pole mitte midagi uut. Et kui meie käest mõnikord küsitakse, et kas need on e-arvete saatmiseks valmis, siis me oleme valmis täpselt 10 aastat. Et Directo ühena esimestest majandustarkvaradest Eestis lõi täisautomaatse kahesuunalise e-arvete viidestuse, nii et Directo kliendid on saanud oma e-arveid automaatselt saata ja vastu võtta tõesti üsna täpselt 10 aastat ja ei pea absoluutselt muretsema selle pärast, et mis juhtub nendega 1. juulil. Kui me nüüd oleme nagu kokku leppinud, et e-arve on hea ja e-arvet saab saata Directo ja saab vastu võtta, siis tekib küsimus, et kuhu me seda e-arvet üldse tegelikult saadame. Esimesed 3 kohta tulenevad otseselt nimetatud seaduse muudatusest. Te võite kindlad olla, et kõik riigi raamatupidamiskohuslased, avalik-õiguslikud ettevõtted saavad vastu võtta teie poolt esitatud e-arvet. Selleks kohustab neid seadus. Te ei pea selle peale mõtlema, et kas nad on selleks valmis või mitte. Tegelikult neil valmisolek on olemas juba varasemast ajast, aga nüüd 1. juulist on tekkinud teile kui ettevõtjatele kohustus seda valmisolekut ära kasutada ja e-arveid riigile saata. See on ka kõige rohkem jutuks olnud teema. Ajakirjanduses tekitanud palju paanikat, küsimusi, mis ma nüüd teen, ma pean hakkama riigile saatma neid arveid. Tegelikult ma soovitan mõelda sellele asjale natukene teisest vaatevinklist. Riigi initsiatiiv on küll siinkohal äärmiselt teretulnud, aga ettevõtjaid kutsuks ma üles kinni haarama sellest motiveerivast jõust ja pigem vaatama e-arvet kui oma äri soodustavat asjaolu ka teistele ettevõtjatest klientidele arvete esitamisele. Ja see põhjus on just nimelt see, mis ma eelmises slaidis näitasin, et teie kui arve esitaja jaoks on see usaldusväärsem ja mugavam, teie kui arve vastuvõtja jaoks on see aega säästev. Nii et sõltumata sellest, mida riik nõuab või ei nõua, isegi kui tegemist teie ettevõtte näol on firma, kes ei kavatse absoluutselt ühegi riigieelarvelise asutusega asja ajada, siis e-arve kasutuselevõtt on hea mõte nii või teisiti. Ja lisaks sellele, tegelikult paljud teist ilmselt teavad, aga e-arve teatud olukorras on ka väga kasulik viis eraisikust kliendi käest raha küsimiseks. Seda on eelkõige kombeks kasutada selliste ettevõtete puhul, kellel on suur eraisikust kliendi baas, ütleme spordiklubid, midagi taolist. Ja eraisiku puhul, kui nüüd firmale saadetud e-arve jõuab tema majandustarkvarasse või infosüsteemisse, eraisiku puhul on tavaliselt selleks lõppaadressiks internetipank. Internetipangast saab ta oma arve mugavalt ära maksta, ta võib sinna peale panna automaatmakse ehk vanasti nimetati sellesse otsekorralduseks. Jällegi e-arve kaudu klientidega arveldamine suurendab märkimisväärselt ettevõtte võimet raha õigeaegselt kätte saada, parandab rahavoogusid ja vähendab soovimatuid võlgnevusi. Nii et ikkagi kokkuvõte selle slaidi kohta võiks olla see, et ükskõik kellele parasjagu himu tuleb arvet esitama hakata, mõelge selles võtmes, et seda võiks esitada e-arvena. Kui me nüüd räägime sellest, et kuidas see arve maagiliselt üldse kohale jõuab, tulevad mängu operaatorid. Operaator, kellega te olete ühendanud oma majandustarkvara, tagab selle, et e-arve jõuab esiteks õigesse kohta ja et ta tõesti jõuab kohale.
Hoolimata sellest, et Eestis on operaatoreid mitu, siis nad vahetavad omavahel andmeid. Seda nimetatakse operaatori roaminguks. Mõnikord küsitakse meie käest sellist asja, et oletame, et mina olen valinud oma e-arvete operaatoriks Omniva, aga minu klient kasutab Fitechit või Telemat, et kas ma peaks nendega ka liituma, et saaks saata? Ei. Ettevõtjal on vaja valida üks operaator ja ta võib kindel olla, et tema e-arve jõuab saajani sõltumata sellest, kas see kasutab seda sama operaatorit või kedagi teist. Directo oma, nagu mainitud 10-aastase kogemuse juures, on aegade jooksul loonud sideme või ühendamisvõimaluse paljude erinevate operaatoritega. Et siin on need slaidi peal välja toodud. Nende vahel on teatud erinevusi, et näiteks Registrite Infosüsteemide Keskus ehk RIK-i e-arveldaja, millest räägime natukene lähemalt võib-olla hetke pärast, on mõeldud ikkagi arvete saatmiseks sellisele saajale, kellel on äriregistri number ehk riigiasutused, ettevõtted, nemad eraisikutega ei tegele. Omniva ja Fitech seevastu jällegi on väga head partnerid selles kohas, kus on vaja tarnida e-arveid ka eraisikutele. Telema e-arve operaatorina paistab silma selle poolest, et ta suudab pakkuda veel väärtuslikke lisateenuseid nendele firmadele, kes müüvad kaupa. Nii et igal operaatoril on omad head ja vead või mitte vead, ütleme nii, et tugevamad küljed. Ja meie soovitame valida just nimelt selle operaatori, kes sobib kõige paremini teie firma profiiliga. Kui teie firma esitab arveid eelkõige ettevõtetele ja riigile, siis mingeid kitsendusi ei ole. Kui te olete rohkem eraisikule orienteeritud, siis tasuks nagu kaaluda sellest vaatevinklist operaatori sobivust. Kui mingi asi kasutusele võtta, siis alati tekib küsimus, eks ole, et mis see kõik mulle maksma läheb. Aus vastus on, Directo ei võta teie käest mitte mingit raha, absoluutselt mitte mingit raha, sõltumata sellest, millist operaatorit te kasutate. Me ei võta liitumistasu, kui te näiteks otsustate sõlmida lepingu Omnivaga ja oma Directo vastavalt häälestada, siis ei suurenda see Directo kasutustasu ega ei teki mingeid tehingutasusid. Küll aga on igal operaatoril oma hinnastamisskeem. Kui te sõlmite endale meeldiva operaatoriga lepingu, siis tutvuge hinnapakettidega, seal võib olla tegemist erinevate võimalike soodustustega, mahusoodustustega, mida iganes. Ja e-arve on selles mõttes huvitav dokument, et selle saatmine võib olla, saatmine kulu mõttes on nagu arusaadav, aga selle vastuvõtmine võib samamoodi mingit raha maksta. Nii et soovitan veel kord, vaadake hoolega üle endale sobiva ja meeldiva operaatori tingimused. Directo on selles mõttes ülipaindlikult häälestatav, et meie puhul saab tegelikult kasutada 2 operaatorit korraga kummagi suuna jaoks eraldi. Kui te soovite, võib täiesti vabalt Directo häälestada niimoodi, et saadate näiteks välja e-arveid RIK-i e-arveldaja operaatorkanali kaudu, aga teile saabuvad sisse e-arved hoopiski näiteks Omniva kaudu. Tõsi on see, et sisse tulla või välja minna, see üks suund saab korraga ikkagi olla ainult ühe operaatori küljes, aga kumbki suund võib olla erinev operaator. Mis on nüüd üks suur asi, mis otsuse me võtsime vastu üsna lähiminevikus, on see, et Riigi Infosüsteemide Keskus ehk e-arveldaja operaatorkanalit saavad kõik Directo kliendid tasuta kasutada. Sellega liitumine on imelihtne. Directo enda sees. Te ei pea minema kuskil mingi kolmanda poolega lepingut sõlmima. See on paar hiireklõpsu. Kui kõik hästi läheb, siis õnnestub mul seda teile hetke pärast ka näidata. Selle liitumise eest ei võta raha RIK ega meie ja igasugused tehingutasud puuduvad. Nii saatmise kui vastuvõtu puhul. Me ei piira tehingute arvu, me ei piira seda, kellele te saadate. Mõnikord on meie käest küsitud, et kas selle abi saab saata e-arveid ainult riigiasutustele. Ei, see ei ole nii, et sõltumata adressaadist, ütleme siis niimoodi, et kui on ettevõtte registreerimisnumber teada ja sellel ettevõttel on e-arve võimekus olemas, siis selle kanali kaudu saavad Directo kliendid tasuta e-arveid saata ja neilt ka vastu võtta. Nagu ma ütlesin, on e-arve natukene uut moodi dokument.
et me ettevõtja on harjunud nagu mõtlema võib-olla paberi ja selle moodsama vormi ehk PDF-i võtmes, ehk see on mingi dokument, mida väljastatakse, kunagi trükiti paber välja, pandi ümbrikusse, viidi postkontorisse, saadeti minema, PDF ka ikkagi peaks meili nuppu vajutama. E-arve väljastamine on automaatne. Directos töötab e-arve niimoodi, et kui teil on klient, kellel on teada, et tal on e-arve vastuvõtu võimekus ja te olete enda operaatori kanalid õigesti ära häälestanud, siis kui te selle müügiarve Directos ära kinnitate, liigub ta süsteemi seadistustes määratud aja pärast automaatselt saajani. Et täitsa kohe tasub nagu mõelda selle peale, et kui e-arved teile tulevad, ega te neid ka kuskilt toomas ei käi või ise oma käega ei tõmba. Et saatmine peaks olema samamoodi, et ärge nimetagegi seda võib-olla isegi saatmiseks, et ilusamaks selle kohta öelda, et te väljastate vastava võimekusega klientidele e-arveid ja sellega teie roll lõpeb ja nad jõuavad sinna kuhu vaja automaatselt, tavaliselt üsna kiiresti. See, et nad jõuavad sinna automaatselt, toob kaasa ühe teistsuguse asja, mida kindlasti peab silmas pidama. E-arvet ei saa mitu korda saata. See on operaatorite poolne piirang. Ehk kui te olete väljastanud arve number 123 mingile ettevõttele ja see on rännanud sinna kuhu vaja, see juhtub muide hämmastavalt kiiresti, isegi siis, kui me räägime teise operaatori juurde edasi roamingust, et näiteks saadate Riki kanali kaudu ja peab jõudma Omnivasse, siis see tavaliselt juhtub mingi paarikümne minutiga ja kajastub saaja infosüsteemis automaatselt. Ehk kui te olete arve väljastanud, siis see on teisele poolel käes. Ta deklareerib selle oma käibemaksu deklaris ja selle andmed ei saa enam muutuda. See on ka põhjus, miks operaatorid ei luba sama numbriga dokumenti mitu korda saata. See on ka muide põhjus, miks Directos ei saa e-arvet saata kinnitamata arve pealt, sest kinnitamata arve väljasaatmisel oleks oht väga-väga suur. Et andmed veel teie Directos muutuvad ja siis kahel pool tekib lahknevus, nii et e-arve on selline suhteliselt lõplik dokument. Kui sellega ära harjuda, siis tegelikult on see väga mugav, lihtne, esimesel kuul mõtlete võib-olla selle peale ja pärast seda tundub see vana elu kuidagi arusaamatu. Ja üks asi, mida e-arve puhul veel tasub silmas pidada, on see, et e-arve ongi just nimelt arve. Tihti esitavad ettevõtted üksteisele igasugust muud elektroonilist dokumentatsiooni või ka paberi peal, saatelehed, ostutellimused, müügitellimused, asjad. E-arve ei asenda seda. Et kui teie ettevõte tegeleb ikkagi kaubaostu müügiga, näiteks tarnite suurtele jaekettidele oma tooteid, siis on teil suure tõenäosusega vaja kasutada elektroonilisi saatedokumente ja sellisel puhul tuleks ikkagi valida mõni edioperaator, kes seda teeb. Näiteks, nagu ma siin olen maininud, Telemaad. Telema on selle koha pealt eriti tore, et Telema on ühtlasi ka e-arve operaator, et katab kõik teie vajadused nii saatedokumentatsiooni osas kui ka tavalise arvelduse osas. Aga jah, et kui nüüd mõelda e-arve sellise peale, et ta on ikkagi puhtalt arve, mitte midagi rohkemat. Nii, et kui me nüüd korraks vahetame pildi nüüd ühe ehtsa Directo juurde, et mul on siin ühe ettevõtte Directo lahti, et kui te võtate lahti Directos süsteemi seadistused ja panetegi siia sisse sõna e-arve otsingusse, siis te näete, et siin on terve hulk e-arvega seotud seadistusi. Vaadake need hoolega läbi ja soovi korral konsulteerige meie kasutaja toega. Siin leiavad vastuse paljud küsimused, mida on küsitud, näiteks, et kui ma armastan väljastada arveid, et kus mingid read on peidetud väljatrükis, et kas e-arvest saab ka ära peita, jah saab, mille alusel me küsime kliendi käest raha, et kas me tahame saldo järgi, summa järgi, ühesõnaga palju head seadistusi. Ja siinkohas on ka see seadistus, mis võimaldab tegelikult ise liituda Riki e-arvetega ehk see tasuta e-arvete liidestusega, millest ma enne rääkisin. Ma suunnun korraks ettevõtja portaali, et nagu ma ütlesin, ma opereerin siin ühe ehtsa reaalse ettevõttega. Kui te lähete ettevõtja portaal rik.ee ja oma firma lehele, siis te näete siin sellist asja nagu e-arve vastuvõtmise teenuse pakkuja. Hetkel ei ole antud ettevõttel ühtegi e-arve vastuvõtu kanalit. Sellele firmale ei saa praegu e-arveid saata. Kui ma nüüd siin firma Directos võtan lahti selle seadistuse ja tahan peale panna, et Riki-arveste liidestus on saatmine ja vastuvõtt. Ma kasutan mõlemas suunas seda operaatorit ja salvestan seadistuse ära. Siis
näete, tuli teade, et seadistus salvestati ja RIK on e-arve aktiveerinud. Ja see ongi kõik. Selles mõttes, et praegu sellel hetkel sõlmiti RIK-iga teie e-arvete edastamise vastuvõtmise leping, aga oluline on see, et te peate minema pärast Directos aktiveerimist ettevõtja portaali, oma ettevõtte lehele ja siia ilmub mingi aja pärast, mida ma päris täpselt ei oska ennustada, täpselt siia samasse lehele, et kinnita teenusepakkuja. See on oluline, kuni te seda ei ole siin ettevõtte portaalis ära teinud, seni ei jõua teile saadetud e-arve teile. Kindlasti kinnitage, aga tegevusjärjekord on see, et alustage seadistamist Directost, veenduge selles, et saite teate, et e-arve on aktiveeritud ja kinnitage see ettevõtja portaalis. Ja tegelikult nii lihtne see ongi, et teema, nagu öeldud, on palju küsimusi tekitanud, palju paanikat tekitanud, tegelikult ei ole siin mitte midagi keerulist. Kui soovite pärast tänast seminari natukene veel lähemalt vaadata, kuidas erinevate operaatoritega e-arvete liigutamine käib, siis on meil selle kohta Wiki lehekülg, mille lingi ma jätan siin ekraani peal natukeseks lahti, et soovite enda brauserisse toksida. Aga kokkuvõtteks soovin kõigile öelda, et ärge muretsege, valmisolek on meie poolt olemas, valmisolek on riigi poolt olemas, teie jaoks on tehtud kõik lihtsaks, soodsaks, mugavaks, et vaatame 1. juulile, kus e-arved populaarseks saavad vastu pigem suure rõõmuga kui muremõtetega. Aitäh!